No nii, tere hommikust. Kell saab varsti 9 ja me lähme Rovaniga siis täna esimest korda lähme Tähtvere tantsukeskusesse Tartus, kus on siis beebide võimlemine 3. kuni 6. luguni ja ma tahtsin sinna juba ammu minna, aga kuna see hakkab esmaspäeviti kell 9, siis mul on suhteliselt raskusi üles tõusmisega. Nii et täna ma võtsin ennast kokku ja me oleme nüüd auto peal, Robu siin taga magab. Et lähme käime selle ära, et vaatame, kuidas on ja siis saab teine kord ka juba minna. Aga ma mõtlesin, et sellel nädalal ma teen siis sellise vlogi, et ma võtan teid kaasa kohtadesse, kui mul on näiteks mingisugune tegevus, näiteks homme ma lähen sõbranna lapse sünnipäeval, et siis ma võtan ka kaamera kaasa ja filmin seda, et selles suhtes, kui ma filmiksin nagu eraldi ainult ühte päeva, siis reaalselt ma võib-olla ei tee sellel päeval nagu midagi ja see oleks suhteliselt igav, kuna ma olen beebiemme, et arusaadav ilmselgelt osadele loodetavasti. Nii, eile me käisime siis seal Tähtvere trennis ja seal oli üpriski lahe, saime uusi huvitavaid võtteid, aga täna me oleme siis sõbranna lapse Adeliine sünnipäeval. Me tulime siia Play City mängumaale. Aga mul on praegu raske. Aga paneme see mängu Pallimerre, tahad Pallimerre minna, või? On äge, või? Robu, kas hakkad ära uppuma, või? Hakkad sa ära uppuma, või? On sul abi vaja, või? Saad hakkama. Proovi. Tule sellest jamast ise välja. Kuule, sa lükkad nii suure oo endale sisse. Sa oled vana meister, ja? Oi joo. Palju tahad? Vajuta kõiki neid, ma ei tea, kumb see õige on. Kas sina oled ka väike kingitus, või? Teiste koti kallal. Meeldib, jaa. Oi, kui tähtis. Kas sul on abi vaja jälle, või? Või saad hakkama, või? Robo, kus sa oled? Ära seda palju küll suhu pane. Ma lasin teda kõhuli sealt alla. Väike makaron. Väike keedu potist tulnud väike makaron. Nonii, kes tahtis? Istu. Tubli. Aja. Pona istu. Tubli. Sanjo. Bibi, sina küsi. Tubli, sina oled nii tark meil. Jaa. Mis teie seal teete? Meil on multikaeg. Multikaeg. Ahah. Perepead vaatame. Tšau kõigile, täna on siis meil kolmapäev ja Merili läheb juuksurisse. Ma käisin viimane kord juukseid tegemas vist 6 kuud tagasi, see oli enne Roveni sündi.
ja nüüd ma lähen oma sõbranna juurde, tema on juuksur ja ta värvib mul juured ära, kuna need on välja kasvanud. Sa lõikas mul juukse otsalt ka ära, mul olid nii katki, ma ei tahtnud, aga oli parem, on ju? Jaa. Aitäh. Õige taga. Tulime siia Alko 1000-sse, et ma ostan Rovenile selle WC-poti iste, kus ta saab nagu vetsus käia. Selles suhtes, et ma tahan juba, et ta nagu veits harjuks ära selle istumisega või et ta ei hakkaks seda potti kartma enam-vähem. Aga et ma tean, et siin Alko 1000-s neid müüakse, et ma tulin vaatama ja valime Rovul ühe WC-poti välja. Kas sa oled elevil? Hästi elevil oled, jaa. Mis nägu tal on peas? Muusikukli nägu on täna. Seda pehmendusega või ilma pehmendusega. Kaspar. See on 9 eurot ja see on 2 eurot. 2 eurot. Ikka pehmendus. Pellikupott ei ole tulevikus pehmendus. Kas sinu vetsupott on see nüüd? Hoia kinni, märgista ära. Mis sa ostsid siis? Koeratoitu. Kas ma näen siin all on? Küpsised. Vetsupott. Ja tänaseks siis filmi või video monteerimiseks snäkki. Ja siis on kõik. Tahad sa veel midagi, Roven, või? Ei taha. Saime kõik ostetud endale vist, jah? Mis see oli? Kas see oli suitsuandur? Kas see oli suitsuandur? Ja kas see oli Kiku või? Panime endale suitsuanduri, meil ei olnud. Vähest piisab, ma arvan, jah. Käes, et midagigi on. Nahkiir või? Rovu on nahkiir. Te olete nagu vale koha peal, see on Roveni koht seal. Bibi, tule ära sealt. Poona, Kiku sina ka. Roven läheb pildistama sinna kohe. Rovu on meil siis täna 6 kuune ja 5 päeva. 6 kuud ja 5 päeva. Näitame lipsukest. Me teeme praegu Roveni jaoks passipilte. Ma üritan teda paigal saada niimoodi, et ta ei liiguta ja ei naerata. Kus te olete? Kas me teeme jalutuskäiku? Jaa, me oleme siin Emai ääres. Bibi, ära sinna mine, palun. Poona, kas sa ei tule või? Poona, tule. Tule siia. Tule. Poonal on häda, seal on väike vahe ja ta ei saa üle. Siin on nii ilus. Lihtsalt ideaalne koht nagu lapsega jalutamiseks või koertega. Täna on siis selline päev, et ma lähen oma vanema haiglasse vaatama, tal oli seljaoperatsioon ja nüüd ta taastub ja siis mul tuleb ka isa tuleb täna külla, et neid asju ma nagu ei filmi. Ja siis Kaspariga pärast lähme postkontorisse, et meile tuleb sinna üks pakk ja siis ma avan selle paki ja me näitame, mis seal siis sees on. Bibi, Sanju! Tšau! Bibi, tšau! Nii, siin on nüüd see pakk, millest ma rääkisin ja mis siin paki sees küll on. Mis see on? Meil on droon. Kaspar tellis Wishist drooni.
see maksis mingi 80 €. Ma panen selle lingi siia alla infoboksi ka, kui kellelgi huvi. Aga ta näeb siis välja selline ja siin on siis pult ka, kuhu käib siis nii-öelda telefon siia ülesse. Ma juba suutsin selle drooni sinna puude juurde lennutada, õnneks ei jäänud kinni. Koerad on seal. Mul on laps ka või? Unustasin Rovani siia vakrika. Mis sa teed, Timo? Issi pani võssa drooniga või? Ja mu käed külmuvad ära kohe. Robu, kas sinu käed on soojas? Sinu käed on soojas. Võta kinni. Võta kinni. Nii. Jookse eest ära. Poona ära, lase. Täna on siis reede ja me lähme Kassuga lähme date night'ile. Kaspari ema on meie juures, hoiab Rovenit praegu ja siis meil on 2 tunnikest aega sööki nautida. Et me lähme siia Tartu kesklinnas, siin on see söögikoht Mumbroht. Nii et naudime. Kas sa oled elevil või? Saad süüa? Ma olen ka võib-olla tükk aega kuskil 2 söömas käinud niimoodi, et head isu meile. Nii. Kuidas muljed on? Sa pole alustanudki või? No, kas see on midagi isu eratavat või? See tundub küll eriti hea. Meil on siis viimane käik ja see on magustoit ja see on mingi jääd. Meil on nüüd söömas käidud. 5 käiku oli siis kokku minu lemmik, sellest oli ilmselgelt magustoit. Kas sul oli oma ka lemmikkäik või? Kohta tühi. Ei ole. Kaspar ütles, et tema tahab Hesburgerisse minna. Just uks lahti. Ma panin tule põlema. Mis sulle meeldis? Veiseliha. Võt. Tak. Aga siin ma lõpetakski selle vlogi ja siis kohtume juba homme. Tšau! Ühesõnaga, mul on külmkapp vaja korda teha, ära puhastada, kuna täna me lähme poodi ja siis toome uued asjad ja nagu näha, siis mul on mingid erinevad konserve seal, mingid sellised moosid ja asjad, millest ma nagu isegi ei tea, mis asjad need on. Ma üritan siin natukene korda teha, puhastada, et saaks ruumi uute asjade jaoks ja kuna mul täna eriti midagi plaanis ei ole, siis tule puhasta külmkappi koos Meriliga. Lähme koeri kiusama või? Lähme koeri kiusama! Ja see näeb välja selline. Niimoodi. Ühesõnaga, ma tegin lihtsamaks siia võileiva asjad, siia mingid juurviljad asjad, seal on lihad
ja seal on mingi mahlad ja asjad. Siin on meil need smuutid nagu ikka. Siin on rohutoidud ja meil on hästi väike külmakamber nagu. Mul on see puu püsti siin täis, mul on need Roveni külmutatud juurviljad siin, et ma pean seda hakkama nüüd korda tegema, et saaks siia rohkem ruumi. Ja ma läksin hoogu, ma tegin juba leivakapiga korda, ma näitan. Siin on siis, all on meil leivad ja üleval on mingi kohvi ja teed ja vitamiinid. Muidu üleval olid meil maitseained, aga nüüd ma panin maitseained siia. Ma mõtlesin, et nagu siit on nagu kergem võtta, et ma näen ka neid. Siin külmkapi juures meil on hästi hea selline nagu kuivainete sahver. Et siin käivad sellised kapikesed välja. Näevad välja siuksed. Need on mul veel korrastamata, aga siin ma enamasti nagu saan aru, mis siin nagu toimub. Siin on nagu mingid pudrud asjad, magusad asjad. Siin on mingid maitseained, jahu, tatarriis, makaronid. Siin on mingid pudrud, siin on Roveni pudrud, Roveni hommikune riisi helbepuder. Siin mul on mingi... ma ütsisingi. Need on need popcornid, jumala head gurmee popcornid. Ja siin on krõpsud nagu mingit snäkki, kui keegi külla tuleb või kuskile vaja minna on. Võt, et mulle hästi meeldib see nagu välja tõmmatav kapi osa. Hästi mugav on, hästi palju asju mahub ära. Meil on nüüd söögiaeg. Annan Rovule siis purgitoitu, siin on lõhe, mingid juurviljad ja siis ma ise söön samal ajal. Mul on siin väike kuklike ja siis on mul siin kofeiinivaba kohvi. Ma tavalist kohvi ei joo. Võt, ja Roven, sina pead hakkama meil sööma, kuigi sul vist ei ole väga kõht tühi, nagu ma aru saan. Võta. Please. Kui tubli. Võt, aga head isu meile ja. Nii, tere hommikust kõigile. Ma siin jalutan, mõtlesin, et ma tulen Roveniga jalutama ja kutsadega. Siis hakkas mingisugust asja taevast alla sadama, mis on nagu väga külm on ju. Siis läks lihtsalt see mantli see katki. Ja siis hakkas koertel külm. Ja nüüd need koerad on siin. Kas teil on külm või? Bibi, lähme ära koju. Ma proovin nüüd uuesti linnaringile minna. Väljas oli nii külm, et mul olid teksad jalas on ju. Ja ma pidin teksade peale panema dressipüksid. Nagu suuremad püksid, sest mul jalad külmusid ära. Ja nüüd ma proovin uuele ringile minna. Oota, äkki mul õnnestub praegu esimene lonks kohvist ka võtta. Vähemalt kohvi on kuum. Midagi positiivset. What the hecki? Nagu täna ilmselgelt ei ole minu päev. Nagu tere hommikust kõigile. Ühe sõnaga. Mul on vaja turu peale minna pirukaid ostma. Keegi vist ei taha, et ma täna pirukaid saan. Mul on vaja Rovenile kõrvitsat osta. Ja pirukaid, lihapirukaid, soolaseid pirukaid on vaja osta. Esiteks, kuna need on nii head ja odavad seal. Ja teiseks, mul on kõht tühi. Ja mu kohvi ootab. Ja ma sain sellest esimese lonksu. Juba valmistasin selle tund aega tagasi. Vähemalt see hoiab sooja. Ma võitsin selle loosiga selle termostassi. See on nagu mega suur. Ja see on nagu see smart kapp. Ja ma ei saa seda siia tagasi nüüd. Ja okei, ma pean kaamera ära panema. Kolmandaks on ja nagu kindad. See on nagu lipik siin kinnaste sees nagu. Kes see paneb kinnaste sisse nii suure lipiku nagu? Kas see on mingi kasutusjuhend, et ma ei oska nagu kindaid kasutada või? Nagu, mis asi peab nii pikk olema? Mul isegi ei olnud koolis nii suured spikrid on ja. Kas tahate 4. põhjust teada, miks mu päev ei lähe hästi? Sest see müts kisub mul niimoodi kogu aeg on ju. Sest Kaspar käis viimane päev mu mütsiga ja see on minu jalutusmüts ja ma ei kannata, kui mul kapuutsi sisse jääb mingisugune tutt. Sest siis ta ei hoia hästi.
ja siis mul on ebamugav. Ja siis mul on üks silm niimoodi. Nii, ma sain endale pirukad ka. Seal ei olnud eriti. Mul on nina ikka koos või? Ahah. Millegipärast seal ei olnud täna eriti valikut. Täna on pühapäev ka, et ju siis polnud värskelt tehtud, aga Kaspar siis täna ei saa, saan ainult mina.